Ülikooli väga lai eesmärk on muuta maailma ja ühiskonda paremaks kohaks, lahendada probleeme. No kui valida üks probleem, mida Tartu Ülikooli teadlased peaksid maailmas ära lahendama, siis mis see võiks olla? No minu valdkond on kultuuripärandiga seotud ja ma arvan, et see, et kui me suudaksime päriselt õppida minevikust, et vältida juba tehtud vigu tulevikus, siis see oleks suur asi. We have to solve the most painful points of the society. We have to ensure defense. We have to make sure that we are competitive on the world ranking and market and that sort of stuff. So I think that competitiveness and education, there are two things. You ask for one, I take one. Pick one yourself. Et kuidas me tagame selle, et eesti keelt räägitakse ka 100 aasta pärast samasugustes laialdastes kontekstides nagu praegu, et meil on eesti keel teaduskeelena, eesti keel vaba ajakeelena, et me seda ei kaotaks. Kuivõrd üldse on oluline, et ülikoolis ja teadlaste tehtav jõuaks tagasi ühiskonda? Ma arvan, et see väga oluline, miks me seda muidu teeme. Käisin eelmine nädal ühel Londonis konverentsil, kus kasutati sõna pracademic ehk siis praktiline akadeemik. Et ma arvan, et seda mõtteviisi peabki üha rohkem ka, et me praktikasse paneme oma akadeemilisi teadmisi. No see on ju väga oluline, sest et ülikool saab otseselt maksumaksjatelt raha, nii et sellest ideaalis peakski olema kasu ju siis Eesti ühiskonnale ja Eesti maksumaksjatele. Kuivõrd ühiskond, olgu see poliitikud või mingid muud otsustajad, peaksid kuulama rohkem teadlasi ja siit ülikoolist tulevat tarkust? Ma arvan, et see, mida meie siit edasi anname, on mingil määral kindlasti ühiskonna selline vastustus võib-olla vastu võtta, aga teine sama suur osa on meil endal, et me ise annaks märku meie, kes oleme otsustanud, võib-olla mõned ütleksid oma elevandiluutornis siin teadusega tegeleda, et meie annaks ühiskonnale teada, mida meie vajame ja mis meie arvamus on sellest, mis meie ümber toimub. Jällegi COVID-i pandeemia ajast see, kui palju räägiti sellist eriala žargooni, kui palju niimoodi ülevalt alla kõneldi, et selles suhtlusviisis on vaja mingisugust muutust. Et inimesed saaksid ka aru, mida tehakse. Oleks vaja teadusfoorumit, kus me tegelikult, meil on digitaalne riik, aga me ei ole loonud sellist läbipaistvat viisi, kuidas meie teadmisi integreerida riigijuhtimisse, siis tegelikult ikkagi tahetakse teha otsuseid kuskil kinnisuuste taga ja räägime asjad selgeks ja siis me otsustame. Et tegelikult võiks olla meil selline läbipaistev platvorm, kus nagu kõiki teadlasi hästi kergelt kaasatakse ja nad saavad kaasa rääkida. Ja suur tänu arvajatele ülikooli erinevates õppehoonetes. Palun paneelaruteluks lavale Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Ando Sutteri, Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessori, sotsiaalteaduste valdkonna dekaani Margit Kelleri, Riigikantselei strateegiadirektori Mari-Liis Söödi ja Better Medicine OÜ tegevjuhi Priit Salumaa. Olge head! No alustame võib-olla hästi lihtsalt, haarates kinni president Kaljulaidi siis ettekandest ka, et kuivõrd te nõustute sellega ka, et ülikool või teadlased sörgivad ikkagi sabas, pigem sörgivad sabad, kui et on ees. Margit Keller äkki. No mina olen nüüd siin see sotsiaalteadlane, kellele kogu see suur vastutus langes. Et mul ei ole pädevust vaielda president Kersti Kaljulaiule vastu, et tehnoloogia arendus ilmselt toimubki ettevõtetes, kuigi ma ei taha kindlasti uskuda, et meie Arvutiteaduste Instituut või Tehnoloogia Instituut niisama käed rüppes istuvad. Aga mis puudutab ühiskonnateadusi ja humanitaariat, sest ühiskond on ka suur süsteem ja seal on õigussüsteem ja on haridus ja on inimesed, tarbijad, kultuur, et nendes valdkondades teaduses me kindlasti ei sörgi sabas. Ja ma loodan, et me saame täna arutleda just nimelt nende samade hüpoteeside üle, et mis see ülikooli roll siis on, kellele ja kuidas me seda nõu pakume, kui lihtsate lausetega me peame rääkima, et ma näen, et siin on väga
väga suur missioon ja väga palju on tehtud ja saaks veel palju paremini teha, aga me ei sörgi sabas. Hando Sutter. Ja no see, et maailm on muutunud, sellega tuleb igal juhul nõus olla ja ta ongi palju mitmekihilisem, aga ma arvan, et ka meelt ei tasuks heita, lihtsalt sellega tuleb kohaneda ja tuleb see oma roll leida, mis oli ka ettekandes ilusti välja toodud, et ma arvan, suurem mure on see, et kui me vaatame viimast 20 aastat ja vaatame maailma, et see, kuidas väärtust on loodud Ameerikas versus Euroopas, ma arvan, see on nagu suur probleem, nii et meile tasuks võib-olla nii palju siin nagu öelda, et kes on kõvem tegija, kas erasektor või ülikoolid, vaid tegelikult tuleb meil pead kokku panna ja mõelda, kuidas nagu tempo üles võtta. Ja kui me vaatame Eesti kohta Euroopas, siis ega siin on ka pilt päris kurb, sest minu arust Urmas Varblane tegi väga hea ettekande siit samast majast ja pani arvude keeles meile pildi ette, et kui 10 aastat tagasi natukene rohkem näiteks Leedust me olime tootluse mõttes 1,5 korda paremad ja ka palgad olid 1,5 korda parem kui Leedus, siis täna tootlus on umbes sama, aga palgad on 20% kõrgemad, nii et meile meeldib olla hästi makstud, aga tootlusega on nagu jätkuvalt probleem ka niimoodi väiksemas regioonis. Mari-Liis Sööt. Ja ma arvan seda, et me oleme lihtsalt sellisel ajajärgul, kus on hästi palju innovatsiooni ja muutusi tõesti, et suuremad teadusavastused, innovatsioon on ju alguse saanud just sõdade ja kriiside ajal ja täpselt sama on toimumas praegu. Ja kui me vaatame tegelikult, ma ei arva seda, et teadus sörgib sabas. Pigem on see, et kindlasti on ootus sellele, et teadus oleks kommertsialiseeritav, et teadustulemused oleksid praktikas kasutatavad ja täna on selge see, et ootus on seal, mis annab meile sõjalise eelise, et sellega võib-olla on kõige enam, millega siis riigi vaates me tegeleme just. Priit Salumaa. Ma ei arva, et sörgib sagas. Võib-olla mitte veel, sest see sõltub väga palju inimestest ja koostööst. Ma võin tuua selle sama meie ettevõtte näite, et minu kaasasutaja tahab saada professoriks siin samas ülikoolis. Veel ei ole, aga küll ta saab. Ja tänu temale ja tänu sellele äärmiselt intiimsele sidemele, mis meil on Tartu Ülikooliga, on ka Tartu Ülikooli uute ventures, ehk siis see riskikapitali haru. Jumala tänatud, et see on ka osaline meie ettevõttes. Nii et ma arvan, et vähemalt ütleme, et meie ettevõtte näitel, ma arvan, et see osa, mis me teeme koos Tartu Ülikooliga, kindlasti ei ole sabas sörkimine ja seal on ka see president Kaljulaidi poolt toodud. Jah, seda küll. Aga ma tahtsin öelda seda, et tänu sellele, et ülikool on justkui meie osanik, siis on ka see koht nagu mõnes mõttes ju lahendatud, et kui meie saame edukaks ja suureks, siis on ka selles edus ülikool osaline. Aga just ettevõtja vaates, mida vajab eraettevõtja siis kiireks innovatsiooniks ülikooli poolt? Ma arvan, et see koostöövalmidus on üks asi ja see on meil ilusti olemas. Siis on üks huvitav asi nagu intellektuaalomand ja kui vabalt sa saad sellega toimetada. Et kui seal tekivad piirangud mulle kui ettevõtjale, siis ma pean hästi järgi mõtlema, et kas ma pean sellega tegelema majas sees või saan sellega tegeleda ülikoolis ja see vabadus peab olema ka siis, kui mina kui ettevõttel on hästi-hästi vaene veel. Aga ma arvan, et läbi selle osaluse tegelikult on see päris hästi reguleeritud. Aga jah, üldiselt valmidus teha koostööd, see on kõige oluline. Mari-Liis Sööt, kas neid piiranguid intellektuaalomandiga või muul viisil, mis takistavad ettevõtjal neid rakendada, saab riik kuidagi aidata ära võtta? Täna on siin mitu korda läbi käinud korruptsioonivastane seadus, et ma ei tea küll täna kedagi, kes teaks kedagi, kellel on teadussiire jäänud selle taha, et Eestis on korruptsioonivastane seadus, aga ma tean, et ülikoolid on esitanud selle mure, et toimingupiirang takistab justkui teadussiiret. See toimingupiirang tähendab seda, et korruptsioonivastases seaduses on keeld
teha toiminguid iseendaga, otsuseid iseenda suhtes, ehk et kui ma olen näiteks ametiisik, et ma ei või otsustada endaga seotud ettevõtte osas. Küll aga ma tean Justiitsministeeriumis valmimas siis eelnõu, mis teatud erandeid ilmselt ülikoolile siis ka lubab, juhul kui tegemist on kõrgtehnoloogiaga. Autoriõiguste osas hästi keeruline valdkond ja väga-väga pikalt diskuteeritud teema. Jällegi tean, Justiits-Digiministeeriumi järgmise aasta lõpuks lubab midagi, aga täpselt mida, seda ma ei tea, et küll on väited üleval, et autoriõigused on ajale jalgu jäänud ja muutused on. Aga küll ma tooksin, muutused on tulemas, aga küll ma tooksin ühe teema, mis minu arust päriselt takistab teadust ja ka tegelikult tarka riigipoliitikat on isikuandmete kaitse ja meie andmete kasutamine. Et isikuandmeid ja põhiõigusi tuleb kaitsta, ma ütlen selle siinkohal välja, küll aga see ei saa tulla üksnes selle arvelt, et me istume tuhandete, võib-olla miljonite andmete otsas ja me neid ei väärinda ja ei tee nendega mitte midagi, sellepärast et äkki keegi väärkasutab neid. Et tänapäeval on juba privaatsustehnoloogiad kas juba arendatud või väljaarendamisel, mis võimaldavad neid andmeid siis sellisel viisil kasutada, et isik ei oleks seal taga tuvastatav. Et ma arvan, et Jaak Vilo võib sellel teemal palju rääkida, kui palju võib-olla tema ettevõtmistest ja kellelgi teisel on jäänud selle taha, et meil sellised üsna jäigad regulatsioonid on. Hando Sutter, no mis on tööandjate vaates need asjad, mille lahendamiseks peaksid siis ülikool, riik ja erasektor ja tööandjad seljad kokku panema? Ma ausalt öeldes mõtlesin päris palju mõõdikute peale, kui ma siia tulin ja sellest on peaaegu kõik siin ka ära rääkinud ja nüüd ma kuulsin, et Tõnu ettekandest, et mõõdikute teema lahendatud, et publikatsiooni tasemel ülikool hakkab siis tootlikkust mõõtma. Et see on väga suur muutus ja ilma naljata, et kui see õnnestub akadeemilises maailmas maha müüa, siis ma arvan, et see läks ajalukku. Aga natukene tõsisemal toonil, et muidugi see paradoks on siin juba kirjas, et kui ettevõtjad tahavad liikuda kiiremini kui konkurendid, ületada turgu mingite uudsete toodete teenustega ja mitte sellest rääkida, ehk olla niimoodi salaja esimesed, siis ülikool tahab sellest ennem rääkida, kui midagi üleüldse on tehtud, kui alles mõtted on, et ongi vastuolu. Nii et see on võib-olla hea näide sellest, et kus keel on erinev ja ka ootused on erinevad. Aga ma arvan, et suures pildis nagu see, et kui me räägime tootlikkusest ja ütleme, et tõesti see võiks olla meie ühine eesmärk, et 2035, mis on juhtumisi ka Eesti 2035 eesmärk, nii kui ülikool teeb oma arengukava, et see siis Euroopa keskmisest kõrgem tootlikkus inimese kohta ja Eesti tipptase oli vist aastal 2021, kui me saavutasime 84%, nüüd me oleme alla tulnud sellest. Ehk see, mis meid on väga hästi vedanud, tootlikkuse kasv inimese kohta on tegelikult viimased aastad olime platool, nüüd on isegi nokk allapoole olnud. Et kuigi me panustame ühiskonnana raha täna absoluutväärtuses rohkem kui kunagi varem haridusse, teadusesse, siis tegelikult majandusse see ei jõua. Ja see tuleb meil lahendada ära koostöös ja selleks on vaja tõesti väga head strateegilist koostööd, ja see, et meil on ühise eesmärk, on hea algus. Margit Keller, milline võiks olla siis ülikoolide roll teadmussiirde vahendaja rollina? Võib-olla tasub seda teadmussiiret korraks nagu 2 suuremaks tükiks lahti võtta. Üks on selline, võib-olla nimetame teda siis koondnimetusega teaduskommunikatsioon. Et kui teadlane räägib ühiskonna erinevate sihtrühmadega sellest, mis ta siis on saavutanud, millised on tema tulemused, see ei pea olema tingimata ainult rakendusteadus, vaid ka alusteadusest rääkimine. Ja selles osas ma arvan, me oleme palju teinud, aga siin on kõvasti ka arenguruumi just selles osas, et kas teadlane ise on see kõige parem kommunikaator, millist tuge ta vajab selleks, et oma teadustulemusi tõesti lihtsalt ja arusaadavalt ja oma sihtrühmale, olgu see siis lõpptarbija või poliitikakujundaja või ettevõtja, tema ootustele ja vajadustele vastavalt seletada ja näitlikustada, sest tähelepanu majandusinfo üleküllus, see on väga-väga intensiivne, eeldada, et teadlane on kogu aeg suuteline, ma ei tea, TikToki videoid tootma, ilmselt mitte. Et siis me vajame ikkagi suhteliselt häid tööriistu ja ka head tugiteenust, kes teadlast selles osas aitaks.
Nüüd teine pool, mis puudutab puhtalt sellist rakendusuuringut ja mina oskan ikkagi rääkida ju ennekõike sotsiaalteadlaste mätta otsast, meie suurim tellija ja partner on ikkagi riik. Ka COVID kindlasti, MTÜ-d on ka väga häid partnereid ettevõtete seas, aga valdavalt on see siiski avalik sektor. Ja seal see sõna nagu dialoog ja koostöö on väga mitu korda täna siin kostnud. Mul oli hea meel, et Kristina Kallas mainis sõna nii-öelda pikk raha või ka pikk plaan. Kui ma vaatan seda, mida meie sotsiaalteadlastest või ka analüütikutest nii-öelda rakendusuuringutest tehakse, siis see pikk raha ei ole 10 aastat, see oli isegi mitte 2 aastat, see on 2 kuud. Ehk et selline ülikiirete tellimuste hangete tsükkel, kui me ütleme, et on publitseerimisralli ühelt poolt ja siin me peame akadeemiliste inimestena peeglisse vaatama, et miks me seda niimoodi genereerime. Teistpidi mulle tundub riigi poolt vaadates on hangete ralli. Ehk et seda, kui ülikool, me ise usume, et me suudame teha 10 aasta plaani, kui riik ei suuda 10 aasta plaani teha, võiks suuta 2-3 aasta plaani teha. Et meil oleksid pikemad koostöösuhted, et tekiks usaldus. Just nimelt see koostöö ei baseeru sellisel ad hoc ja kiirel sutsakal, selleks on vaja usalduse teket. Ja ka selliseid, ütleks siis pikemaid raamlepinguid, mille sees on võimalik katsetada, eksida, igasuguseid uuemaid koostööformaate proovida. Näiteks ma ise olen sügavalt käsipidi sees Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsessis, sest seal on õnnestunud siis tekitada ka selline sotsiaalteaduslik nišš õiglase ülemineku fondi rahastusmeetmete hulka. Ja me tegeleme tõesti sotsiaalmajandusliku siirde uurimisega, meil on väga interdistsiplinaarne seltskond ja see tõesti on selles mõttes hea pikk projekt, et me saame selle sees katsetada ja tõepoolest otsida ka seda sihtrühma seal Ida-Virumaal, kelle ülesleidmine ei ole tingimata väga kerge, sellepärast et sealsed katusorganisatsioonid või COVID ilmtingimata ei oska teadlase käest küsida. Aga see ongi pikaajalise usalduse ehitamise protsess. Nii et sellist pikemat koostööd kindlasti on vaja ja ülikool saab siin olla proaktiivses rollis, aga kindlasti on teisel pool peab keegi vastas ka olema. Ühelt poolt on pikemat koostööd tarvis, aga teisalt peab olema võimalus ka kiiresti reageerida, nagu me teame, maailm muutub nii kiiresti, et lihtsalt et ülikool saaks ja oleks võimeline pööret tegema, kus vaja on. Mari-Liis? Just, et ma arvan, et nii nagu meil on vaja sellist aeglast ja kiiret ajakirjandust, nii on meil vaja aeglast ja kiiret teadust. Ma näen seda lihtsalt igapäevases praktikas, kuidas poliitika tegijatel tekib küsimus ja probleemid tekivad ju kiiresti ja tal on vaja kiiret vastust. Ja ma mõistan ka seda eelkõneleja väidet, et selleks, et avastada on vaja aega ja adekvaatseid tulemusi anda. Aga mulle meeldib Soome süsteem, kus, kui ma ei eksi, siis nende peaministri büroo, siis nii-öelda nende riigikantselei juures on selline võimalus, et kui tekib mingi ühiskondlik kiire probleem, siis teadlased või teadlane vastav valdkonna on siis telefonikõne kaugusel ja tulemus tuleb nädalaga, mis tähendab seda, et näiteks Soomes oli kooli tulistamine, siis teadlased, vastavad kriminoloogid siis lõid selle aruande, milles siis poliitikud ja poliitikakujundajad edasi said siis otsuseid teha, et kuidas nad siis järgmisi poliitikasamme teevad. Et meil Eestis võib-olla on just see nišš, mis on nagu puudulik või vajab edasi arendamist. Aga mille taha see praegu jääb? Miks seda ei ole? Ma täpselt ju ei tea, mille taha see jääb, aga ma näen 2 probleemi. Üks on probleemi või õigemini võimalus siis paremuse poole. Et üks on see, et kogu see protsess, kuidas me täna tellime uuringuid, on, nagu eelpool viidatud, mõneti aeglane. Me taotleme lube, me hangime ja nii edasi, et me ei saa kiirelt reageerida. Aga teisest küljest ka kogu see maailm, kuidas teadlased ju toimetavad, nendel on oma loengud, teadusprojektid, aruandlust, nad ei ole nagu kohe saadaval, et nii-öelda neid valveteadlasi ei ole, et justkui selline süsteem, kus meil oleks valveteadlased, kes oleks võimalik, kellel oleks kohe võimalik reageerida.
ma arvan, et võiks kaaluda, et selline ja see strateegiline partnerlus ei aitaks, ma kardan, sellepärast, et ka strateegiline partnerlus on reeglina hästi pikk ja siis ikkagi toimub seal see protsess pikalt. Et natuke kiirreageerijate üksus, kes vastavalt siis teemavaldkonnale peaks reageerima? No mõned valdkonnad vajavad väga-väga kiirelt. Ja Margit? Nõu. Ja me väga tahaks, aga siis peab keegi selle tööaja kinni maksma ja need loengud ära tegema, eks ole. Et ilmselt kindlasti ühiselt variante otsides on see võimalik, aga mida ma näen ise ka, et meie kõige suurem innovatsioonipidur ka ülikooli sees on see, et meil lihtsalt ei ole aega. Mitte millekski enam peaaegu, sest meie ajakalendrid on kogu aeg väga täis, et siis meil on küsimus, mida nad täis on. Et jah, ma arvan, et see ei ole võimatu, aga see ei saa olla nii, et teadlane siis jätab oma teadusprojektid taotlemata, oma õppetöö tegemata ja ootab äkki keegi Riigikantseleist helistab. Aga kui ei helista, kes siis palka maksab? Priit Salumaa, kuidas ülikoolist üles leida need kõige perspektiivikamad koostöökohad, mida ka ettevõttesse viia, et need võivad olla tõesti peidetud sinna loengutesse ja sinna kuskile vahele ära ja väljastpoolt tulijana ei oskagi seda oma ettevõttesse püüda? No ma arvan, et need asjad, mis on ülikoolis sees, neid väljast üles leida ongi peaaegu võimatu. Need peavad seestpoolt välja minema. Aga kui mõelda sellele, et kui ma olen ettevõtja ja ma olen väljaspool ülikooli, siis pigem on võib-olla nii palju võiks olla arusaamis, et millises instituudis võiks olla mingi teatud teadmine, julgus minna kohale ja siis avatus minuga pool tundi rääkida või kellegi iganes, eks ju, et see või lõuna teha näiteks. Et ma arvan, et see on pigem see koht, kus mulle tundub, et selleks, et see teadmine, mida mulle vaja on ja selle teadmise avastamine ülikoolis võiks olla initsieeritud ettevõtja või selle ühiskonna poolt, eks ju, niimoodi, et tullaksegi instituuti ja öeldakse, et meil on selline probleem, et kas keegi saab meid aidata. Ja siis sellisele väljakutsele või abikutsele vastata. Ma arvan, et see on see viis, kuidas võiks siis see teadmus jõuda kohale ja võib-olla mitte sellest instituudist, aga mõnest teisest, sellepärast, et öeldakse, et te olete vales kohas, aga minge sinna. Et ma arvan, et see on niisugune valmidus minna ja aidata kas erasektorit või ühiskonda selle abipalve peale. Et ma arvan, see võiks niipidi käia hoopis. Hando Sutter, kuivõrd te näete, et tööandjad leiavad üles need, keda neil vaja on? Ja ma pean Tartu Ülikooli kiituseks ütlema, et mul eelnevast elust on väga palju aastaid kogemust ja ma arvan, et ma olen kõik Tartu Ülikooli nurgad isiklikult läbi jalutanud ja Toomas Asseri heal toel otsinud siin ideid, mida paremini saaks teha oma töös ja meil on olnud väga palju ühiseid projekte erinevates valdkondades ja ma tean ka väga palju edukaid ettevõtteid, kes on tiivad saanud Tartu Ülikooli teadmiste baasit, et see on asi nüüd, ega me nullist ei alusta. Aga ma tahtsin natukene ka seda sotsiaalteaduste poolt kommenteerida, kuulasin kõrvalt ja Kristjan Kallas võib parandada, aga ma mäletan, et ministeeriumite teadusraha võeti ära, suunati doktoriõppesse, kuna ta oli krooniliselt alakasutatud, et umbes nii see vist oli, eks ole. Et minu arust te peate ennast paremini müüma ja Eestis kuuleb nii asjatundmatut lollust päris tarkade inimeste käest. Ja samas ma tean, et Eestis on selles valdkondades ekspertiisi väga palju, et minu arust, kui te näete Tartu Ülikoolist avalikult arvamusliidrite poolt rumalusi eetrisse, siis te peate reageerima. Ja see ei eelda mingit uuringut, vaid see on see, et te ütlete, et tegelikult me valdame seda teemat. Et Eestis on, see usalduskriis on paljuski see, et eksperdid või need, kes päriselt teavad, on alla andnud. Nad ei tee enam suud lahti, et ei tohi sinna minna. Me peame, see on meie riik, see on väike riik ja me peame lihtsalt suu lahti tegema, kui me näeme, et eriti need inimesed, kes otsustavad Eesti tuleviku üle kasutavad väga vale lähtekohta või valesid andmeid, et peab iseennast vajalikuks tegema, natukene tuleb tagasihoidlikkus alla suruda. Aga see, mis puudutab nüüd
ettevõtete ja ülikooli koostööd, et olgem ausad, ega väga paljud ettevõtted Eestis on üsna pisikesed. Ja nende võime sellist fundamentaalset teadust finantseerida on üsna tagasihoidlik, ja see ongi nii. Aga kui me mõtleme selle peale, et täna on EIS, kuhu nõukogusse ma ka ise kuulun ja me üritame seal asju natukene teistmoodi teha, et see mõju oleks tuntavam ja ka mõõdetavam. Ja me kõik teame, palju seal on rahalisi vahendeid ja mis programmid on, seal on RUPI programmid ja muud, mis on väga populaarsed ja üritame see raha võimalikult kiiresti ära kasutada ja see ongi umbes põhiline mõõdik, et kui ruttu me sellega hakkama saame. Aga palju vähem me räägime sellest, et tegelikult Euroopas on teadusarenduseks palju suuremad rahalised võimalused ja mõned üksikud edulood Eestis tõesti, kus on sinna nagu jõutud. Aga võib-olla, kui me teeks hästi koostööd, erinevad ettevõtted, ülikool, aga ka rahvusvaheliselt, äkki me suudaks rohkem ka Euroopa rahastatud teadusarendusprojekte tuua Eestisse ja ka ülikooli sealt rahastada. Mul peaks nagu teise käigu siin sisse panema, mõtlema natukene laiemalt, aga see eeldabki mitte see, et meie põhimõõdik on, kui ruttu me EIS-i raha sirgeks tõmbame, vaid see, et kuidas me kasvame siit natukene edasi. Ma haagin sellesse mõttesse, mida Hando välja tõi, et kui paljud teadlased on üldse valmis panustama siis poliitika kujundamises kaasa rääkima või laiemalt avalikus diskussioonis ka, et kui raadiosaates ikkagi sõimatakse sind idioodiks, et siis kas teadlane tahab sellesse lahingusse minna, Margit Keller? Ega mul ei ole ühtset vastust, et tahab või ei taha. Mõni kindlasti tahab ja naudib seda. Inimlikult on see kindlasti keeruline. Kes meist tahaks, et talle öeldakse märsilohistaja või idioot? Keegi ei taha. Et ma tulen selle juurde tagasi, et me ilmselt jällegi see on nüüd see koht, et rääkige, müüge, panustage, olge püünel kogu aeg nähtavad. Üks asi on tõesti aeg, kas on mõistlikult kasutatud aeg, kui me ütleme, et jah, see on meie missioon. Me peame seal püüne peal olema ja mõnikord tõesti ka lauslollusega võitlema. Siis hea küll, võtame endale selle missiooni, aga jällegi siin on see pakett sellest, mida see teadlane seal siis ütleb, on ühtepidi jah, see nii-öelda sisuline argument või varasema teadmise koond, mingisugune süntees varasematest uuringutest. See on paratamatult keeruline ja seda 3 lihtlausega müüa ei tule teadlasele loomulikult sageli välja. See on nüüd see koht, kus on üksikuid väga andekuid, kes on tõelised rockstaarid, kes suudavad olla nii teaduses super kui ka selles müügitöös super. Et see müügitöö on kindlasti professionaalsete kommunikaatorite pärusmaa ja siin me hommegi hakkame ülikooli arengufondi rahasid jaotades arutama selle üle, kuidas teaduskommunikatsiooni paremini teha. Et siin meil kindlasti on arenguruumi, aga nüüd mis puudutab seda niisugust, kas see on inimlikult keeruline või raske või missugune on selle debati kvaliteet, siis ma tahaksin tulla korraks sellise mõiste juurde nagu väärtused, et me kipume teadlastena võib-olla ise ka ütlema väga sageli, et me oleme täiesti väärtusneutraalsed. Et teadus on puhas tõde ja objektiivsus. Teadus ei ole kunagi, nagu ka Toomas Hendrik Ilves ütles alguses, me ei hõlju maailma kohal. Me oleme osa maailmast. Ja igal teadusrühmal on mingisugune väärtusmaailm, millest ta lähtub. Ja võib-olla me väga selgelt sageli ei ütle välja, millistest väärtustest me lähtume. Ja ma arvan, et me peaksime seda rohkem tegema, mitte teesklema absoluutset väärtusneutraalsust, sest eriti humanitaaris- ja sotsiaalteadustes see on ilmvõimatu. Me oleme alati ühiskonna osa. Ja aru saama ka sellest, et mingisugused seisukohad, mis tõesti võib-olla ka Taavi, ma vaatan siin väga sügavalt ka sinu otsa, on meedias levinud. Me ei näe seal taga ideoloogiat või väärtusi, me ütleme, et need on objektiivne tõde. Ma ei taha sellesse teemasse väga sügavuti sisse minna, me jääme sinna muidu keerlema. Aga et selline nii-öelda ideoloogiline pimedus ei ole mitte ainult teadlaste, vaid ka erinevate ühiskonnarühmade, sealhulgas ajakirjanike teema, et me ise saaksime aru, millistest väärtusmaailmadest me lähtume, mis on meie ideoloogiad. Et mõnikord tõesti ühiskonna heaolu, planeedi ökoloogia heaolu ja ka majandusloogika lähevad vastuollu. Ja siis me peame selle otsima väärikas debatis mingisuguseid kompromissi kohti, mitte üksteist sõima.
Mari-Liis, kuivõrd teie näete seda, et on teadlased valmis tulema ja lükkama ümber neid valesid väiteid, arusaamasid, mida siis ühiskonnas levivad või levitatakse kelle iganes poolt? Mulle meenub see mõne nädala tagune, ma ei tea, kas seda debatiks saab nimetada, aga see Sotsiaalministeeriumi tellitud raport laste saamise ja kasvatamise toetamine. Ja kus siis raporti koostamisse oli minu teada kaasatud teadlasi, kellele siis heideti teiste teadlaste poolt ja naiste arstide poolt teatud kallutatust ette ja teatud konservatiivset siis maailmavaadet, mis paneb laste mittesaamise süü naistele ja nende väärtushinnakutele. Samal ajal siis need demograafid, kes seal olid osalenud, lükkasid selle väite ümber, et jah, et teadlased debateerivad omavahel, samuti siis võetakse ikkagi ka avalikult sõna. Nüüd see oli kevadel ilmus Euroopa Komisjoni poolt toetatud aruanne Eesti kohta, et kuidas jõuaksid siis teadmised paremini meie poliitika kujundamisse. Seal toodi välja 2 murekohta. Üks on seesama, mis enne käis läbi see alusöeldis sihitis, et võib-olla ei osata alati poliitikute ja poliitika tegijate keeles öelda seda, et mis see soovitus või ettepanek siis on. Ja teine oli see, et mida nad ütlesid siis need Euroopa Komisjoni poolt teadlased. Meile oli see, et meil puuduvad vahendajad ehk sillad, kes oskaksid seda teadmist tõlkida. Aga siis ma mõtlesin jällegi nende samade teadusnõunike peale, kes ministeeriumides on, justkui need peaksid see sild olema, et ju me siis peame natukene vaatama, et kas see ootus, mis meil teadusnõunikele on ennast siis, kas see on päris see või me peame seda natukene ümber mõtestama, et kas see teadmise tõlkimine siis ei ole seda vilja kandnud, mida me oleme oodanud. Ja tuletan meelde, et saate esitada küsimusi ja küsimusi on ohtralt ka laekunud, seepärast ma lähen nüüd riburadaga nende juurde. Esimene, mis siit silma jääb, ei ole isegi mitte küsimus, vaid lausa ettepanek, et kas Riigikantselei võiks avada teadlastele vihjeliini, kus saaks vihje anda, et kui lauslollust tehakse? Teeme ära. Väga hea, tuleb selline vihjeliin, seda on rõõm kuulda. Kuidas saab Tartu Ülikool nügida interdistsiplinaarse koostöö intensiivistumist, et ei tekiks hoopis midagi muud? Kellele küsimus? Ei tea, ei ole suunatud. Äkki Margit aitad välja? Ja interdistsiplinaarsus on mulle kindlasti väga südamelähedane teema ja sellel on väga sügavat, ega seda ühe lihtsa nipsuga nagu nügida ei saa, et hakka nüüd homme interdistsiplinaarseks. Et ka meie head sõbrad, ma ei tea, Utrechtis ja igal pool me näeme, et keskmiselt neid väga interdistsiplinaarse kalduvusega teadlasi on vast mingi 10% kogu sellest populatsioonist, võib-olla natukene rohkem mõnes kohas. Aga kindlasti päris maailma need komplekssed riiklikud probleemid on interdistsiplinaarsed. Ega sõda või vaimne tervis või sellised teemad ei küsi otseselt distsipliini piiridest. Et see kindlasti on meie suur ka enesekaemuse koht selles mõttes, et akadeemiline struktuur ja meie maailm on ikkagi väga distsipliini keskne. Ja ma olen veendunud selles, et ainult meil on väga häid näiteid muidugi tippkeskuste näol, näiteks Eestis tegutseb 10 tippkeskust, mis on hea pikk raha ja tõepoolest väga interdistsiplinaarne. Aga et interdistsiplinaarse koostöö tegemine saaks olla ainult sellise entusiastliku teadlase hobiprojekt, seda kindlasti mitte, et meie sageli rahastusgrandid, kus publitseerida, karjääriredelid, need võivad, kui sa tahad olla väga interdistsiplinaarne, siis võib juhtuda, et sa oled omadele võõras ja võõrastele ka võõras. Ja sa kukud mitme tooli vahele, et siin on mõtlemise kohta küll ja veel. Ja küsimus siis Priidule ja Handole, et kas Eesti ettevõtetel on päriselt ka huvi ja raha teadmussiirde ning haritud töötajate jaoks, et näide Eestist, et lennundusettevõte, see on siin Postimehe artiklit on siis vist refereeritud, lennundusettevõtte Magnetic MRO juht on öelnud, et keskmine palk Magnetic MRO Eesti hangaarides on umbes 1,5 Eesti keskmist palka, mis maailma mõistes on niru? Lühike vastus on jaa. Meie keskmine palk on 2 Eesti keskmist, võib-olla natuke kõrgem.
ja nende tarkade inimeste juures on see, et mis nagu mulle meeldib Tartu Ülikooliga koostöös, on see, et samas Arvutiteaduse Instituudis on hunnik inimesi, kes ei ole meie palgal, aga kellega me koos töötame. Ja see on, me oleme selle, jumala lahe. Siin sosistati juba, et ei tasu rääkida praegu. Ei. See kõik on täiesti legaalne, sest et meil on teadusarendusleping, me maksame nende töö eest, aga nad ei ole otseselt meie palgal. Ehk siis mõte on selles, et me oleme juba 5 aastat selle lepingu alusel töötanud, me oleme iga kuu maksame raha Tartu Ülikoolile ja me oleme selle partnerluse üle äärmiselt õnnelikud, et tegelikult see kõik on võimalik. Ja mulle tegelikult ennem üks kommentaar, kus ma võin lisada sinu viimasele küsimusele mulle ja Handole, et ma veidi mõtlesin, et kuidas ikkagi Tartu Ülikooli sees see teadmine jõuaks relevantsetesse kohtadesse ühiskonnas. Tartu Ülikoolil on minu arust olemas mõned sellised üksused või elemendid ja Eestis on olemas EIS ja on olemas ka Euroopa rahad. Meie ettevõte näiteks on saanud selle EIC ehk siis European Innovation Council'i grandi. Et on olemas niisugune asi nagu entrepreneur in residence ehk siis residendist ettevõtja ja Tartu Ülikoolil on see investeerimisfond. Et kui panna sellesse investeerimisfondi natuke rohkem kütus sisse ja tutvustada selline kontseptsioon, et mingisugune aeg koos Tartu Ülikooli teadlastega veedavad ettevõtjad, kas mentoritena, kes on juhuslikult positsioonis, et endale võib-olla ka mingi järgmine väljakutse otsida, siis võiks tegelikult tuua sellise nagu rolli ülikooli sisse. Nii et kui tekib teadlane, kellel on mingi väga äge tehnoloogiline või teaduslik saavutus ja keegi, kellel on silma, et aga kuule, lahendame selle probleemi maailmas ära, siis need inimesed võiks nagu kokku tuua ja siis võiks ka midagi nagu paremini nagu välja kasvada. Ja kui me nüüd paneme siia juurde selle, et Tartu Ülikooli lisaks uute venturesile on ka grandikeskus, seal on EISA, seal on Euroopa rahad, siis tegelikult võiks nagu need asjad kõik kokku panna. Ja niimoodi võiks tekkida see võimalus, kuidas Tartu Ülikoolist natukene veel aktiivsemalt asju välja spinnida. Et see ei pea olema nii, et on doktorant või teadlane üksi. See võib olla nii, et on vastava mindsetiga või selle mõttemaailmaga inimene tuuakse sisse. Et võib-olla see oleks üks viis, kuidas seda teadussiiret veel nagu tagant torkida. Väga hea. Ma lähen siit järgmise küsimuse juurde, mis on siis Mari-Liis Söödile suunatud. Eesti Teadusagentuuri värske analüüs näitas, et neist uuringutest, mida riik teadlastelt tellib, juba poliitika kujundusse vaid 53%. Ja et kas asi on siis selles, et uuringu tulemused pole lihtlausetes või on tulemused hoopis liiga teoreetilised või riigi jaoks ebamugavad, et lihtsam on neid mitte kasutada? 50% või? See on peaaegu pool, et tegelikult kumba poolt me vaatame, kas seda puuduvat või seda. Nii palju, kui mina olen poliitika loomisega kokku puutunud, siis kasutatakse päris ohtralt seda teadmist, aga tegelikult siin enne oli jutt sellest ideoloogilisest lõhest, me nii ehk naa üle ei saa, et kui see mingisugune soovitus, nagu selle Sotsiaalministeeriumi raporti puhul, tekitab nii suurt elavat vastukaja, siis see ongi see, et seda ei ületa, ma arvan, ühelgi viisil. Aga minu kogemus on, et neid uuringuid tellitakse palju tellitakse ka korduvaid uuringuid, mida võib-olla tulevikus ja mitte kauges tulevikus, vaid lähitulevikus peaks asendama hoopis andmepõhise lähenemisega, mis tähendab seda, et nende samade andmete pealt, mida me juba kogunud oleme, 1300 andmekogusse võiks nii mõnegi uuringu tegelikult ära jätta ja keskenduda siis nende andmete tõlgendamisele ja väärindamisele, mis meil juba on. Kui ma tohin korraks seda üle-eelmist küsimust äkki kommenteerida, mis on see interdistsiplinaarsus, et ma ei ole kursis, kuidas siin enne käis juttu mõõdikutest, oli juttu, et kui palju ülikool üldse oma siis teadustöö kommertsialiseerimist nagu mõõdab või seab sellise akadeemilise edukuse määraks, aga kindlasti on sellise mõõtmise eelis on täppis või reaalteadustel, et kus mõõdetakse sul prototüüpide arvu või siis intellektuaalomandi, patentide ja nii edasi arvu, aga seal juures nagu ei tohiks ära unustada või tuleks samaväärselt
väärtustada siis selle nii-öelda toote kvaliteeti, selle mingit mõju, et ma arvan, et sellisel viisil annab tegelikult erinevaid distsipliine kokku tuua küll, et siin paar videot tagasi keegi ütles, et nende erinevate distsipliinide kokkutoomine on nii tohutult raske, aga kui samal ajal läbi selliste eesmärkide, kus me väärtustame mõlemat, et võib-olla see nii raske siiski ei ole neid eri osapooli kokku tuua. Jaa, väga hea, kuna me oleme jõudmas päevaga lõppu, siis ma tulen ja selle paneelaruteluga ka, siis lõpetuseks taaskord samamoodi üks kiire ring, igal ühel üks konkreetne samm või mõte, mis aitaks muuta siis teadmussiirde Eestis tõhusamaks ja ka usaldusväärsemaks. Ja teie ka, head siin aulas viibijad või kes te vaatate meid veebiülekande vahendusel, saate oma idee ja mõtte panna kirja siis läbi meie veebikeskkonna kaudu. Aga Priit, palun, alustame sinust. Ma vist käisin selle idee välja just, et see entrepreneur residence, mis on tuttav VC-fondidest, et see võiks olla võib-olla üks selline samm, mis aitaks kaasa. Usaldusväärsust, no ma ei tea, kui Tartu Ülikool pole usaldusväärne, kes siis veel, et või teadaskond, et siis ma arvan, et see juba vastab ka. Ja, Mari-Liis? Ja viimase väitega absoluutselt nõus. Ma arvan seda, et kui meie ülikool tegeleb sellega, et iga teadlane küsib selle uurimistöö puhul, mida ta teeb, et kus on selle leiutise toote avastuse koht ühiskonna jaoks ja kes on see lõppkasutaja. Ja see on internaliseerunud mõtteviis, et see aitab kindlasti seda teadmustulemust siis paremini ühiskonda siirdada. Margit? Ja mina võtan Mari-Liisi eelmisest jutust kinni, et mis puudutab ministeeriumit ja teadus-arendusnõunikke, me oleme oma valdkonnas algatanud nendega sellise regulaarse suhtlusformaadi. Ma loodan, et see kõik kenasti jätkub. Et see on kindlasti koht pikaajaline partnerlus endiselt, kuigi inimesed roteeruvad, aga ma arvan, et meil ei ole teist teed, kui ikkagi püüda üksteise ootusi ja hirme läbi rääkida ja leida koostöökohti. Ja teine on vaadates ülikooli sisse, et ma arvan, et võib-olla me peaksime oma ametijuhendites rakenduslikkust ja sotsiaalset mõju selgemini esile tõstma, et inimestel oleks see motivaator, mitte ainult publitseerimine ja õppetöö, vaid sotsiaalne mõju, võib-olla sellise akadeemilise atesteerimise ja kõikide muude rituaalide, mis meil siin majas on, nende rohkem esiplaanile tõsta. Ja Hando? Ja mulle tundub seda kõike kuulates, et meil on vaja Eestis sellist selget innovatsioonistrateegiat, et mis ühendaks ühtepidi nagu ettevõtete, ettevõtlusarendus eesmärgid ja teadusülikoolide eesmärgid ja ühine mõõdik võiks ikkagi olla väärtusloome, et kuidas me seda mõõdame ja ta võiks olla andmepõhine. Tihtipeale see täpne mõõtmine on alastamatu. Et täna nagu tundub, et see teadus- ja ettevõtlusmaailm räägib natuke nagu erinevas keeles ja võib-olla liiguvad natuke erinevates tempodes, et ma arvan, et sellest oleks kasu. Et see võiks olla ühes pildis ja kui siis tõesti see Eesti 2035 eesmärk meie tootlikkuse osas võiks olla selline kaugem eesmärk, mida me näiteks iga aasta mõõdame, kuidas me liigume, igal ühel on oma roll selles, siis miks mitte ja sinna võiks tuua ka meie ühiskonna efektiivsema toimimise, mitte ainult siis ettevõtlus, aga kogu riik, eks ole, et igal pool me võiks olla mingisugune mõõdik, kuidas me nagu paremaks saame. Ja ülikoolil on siin jätkuvalt väga suur roll, ma olen selles üsna kindel. Suur aitäh panelistidele nende mõtete eest!